tere, nüüd siis roherikkus. Eelmine kord rääkisime erakondadest, nüüd pestitsiidide jäägid, ökosüsteemid, muld, elurikkus, vesi, ilmastik, ökosüsteemid ehk loodus, tasuta saadavad hüved ehk teenused, elu toetavad on muld, toitainete ringlus, primaarproduktsioon, mis iganes asi see on, reguleeriv tolmendamine, kahjustajate reguleerimine, kliima reguleerimine, vee puhastamine ja pakuvad biomass toiduks, kiuks, energiaks, vesi, kultuurilised, looduse uurimine, puhkamine, esteetilised väärtused, siis sellised ilulised, ilusa nägemise väärtused. 60% ökosüsteemide teenustest degradeerub 2005. aasta andmed. Mulla kadumine, aasta mulde degradeerumine, ehk see on kadunud ilmselt. Aastane mulla kadu 75 biljonit tonni. Hull arv, 75 biljonit tonni kaob mulda aastas. Täiesti lõpp. Keskmine aastane mulla tekke 1 tonn hektari kohta. Vähe, väga vähe tekib, 7 miljonit kaob, 1 tonn tekib hektari. 12,5% viljakaid muldi hävinud teise maailmasõja järel. Elurikkuse kadu, kasulike organismide, sealhulgas tolmendajate arvukuse suur kahanemine, näiteks mesilased siis, veesaaste ja teised veepuudus seoses niisutusega. Ja siin on pildid ka päris jubedad. Surnud mesilane on pildil. Ja siis on pildis saastunud vesi ja prügine vesi, üks laps on see sees. Vesi, taimekaitsevahendite jäägid rikuvad ökosüsteemide talitusi. Jäägid toimekoosluste organismide sõltub organismist, elusolendist, liikvanust, pärilikud iseärasused, toimeaine keemilisest koostisest, ehk siis sellest keemia koostis, taimekaitsevahendi kontsentratsioonist ja mõjukestusest, ehk kui paks ta on ja kui kaua see kestab. Ja keskkonna iseärasust, milline on keskkond, kus see kasutatakse, kas see on linn või on maa või mis seal on, milline õhk on. Milline vaata taimekaitsevahendite jääkide koostoimest, kumulatsioonist, kui samal ajal keskkonnas esinevatel ühenditel sarnane toimemehhanism võivad need organismile omada kumulatiivset ja sünergilist mõju. Sel puhul 1 + 1 pole 2, vaid 1 + 1 on 60 või isegi 1000. Juling van der Naald 2005. Jääkide koostoimine suureneb mõju. See suureneb päris palju, sest kui 1 + 1 on 2000, siis jah. Erinevatest preparaatist toime- ja abiainete koostoimest. Preparaat toksilisem kui üksnes toimeaine, ehk siis see, et ravimid, sellised ained, erinevate ainete koostoime. Suurest see algne, see mida kasutatakse, see on mürgisem kui see, mis on ju ainult toimeaine. Näiteks Roundup, Powell-Etal 1991, Diamond-Turk 1997, Kiesi ette, alla 2000, Chui Chu 2003.
sama toimeainega kommertspreparaadid erinevad kaaskoostisainete ehk abiainete poolest, milles mõju võib erineda, millest. Näiteks glüfosaatsed Roundup Max ja Roundup Quick. Mõlemad kahandasid mulla mikroobide liikide arvu. Viimane koduaegadesse soovitatud tugevamini, sealhulgas kadus täiesti taimede haiguskindluse väljakujunemist soodustav bakterik Bacillus mycoides. Künnis pereset tal 2013. Ahah. Okei. Sellist väetist ei tohi kasutada. Roundup Max ja Roundup Quick. Mulla mikroobid hakkavad kaduma sellest väetise ja seetõttu taimedel ei kujune välja haiguste vastu tugevust, ei kujune immuunsüsteemi ja tugevat immuunsüsteemi haiguste vastu ja siis nad haigestavad paremini, mis on halb. Kaaskoostisainetega võivad olla toksilisem kui toimeaine. Põllumajandusampressi teada 6. august 2000. See Eestis keelatud 14 taimekaitsevahendit ja müük 14. Nii, mis siis keelati 2016 aastal? Glüfosaat, polütükseeritud rasvaviin keelati. 14 taimekaitsevahendit registreeritud. Sellist. Neid enam ei tohi müüa. Siis Agroglüfo 360 Amega 360 SL, Kliinik 360 S, Barclay Barbarian 360 Dominator, Glypomax, Glyphos Supreme, Glypogan 360 SL, Masterclay 36D, Rodeo Roundup FL 540 Rosate 36 Sühvo sümbol. Enam ei tohi tuua, neid ei tohi enam müüa ega kasutada. Sest need ained on potentsiaalselt kahjulikud inimese tervise. Nüüd muld. Sellest me rääkisime mullastiku osas, Leonardi blogi mullastik. Vihmaotsid on väga head loomad. Mullasakapisi fungitsiid, plootioksin, toksiline põhjustas suurt suremust, eriti koos tsüploodiiniga. Glüfosaat pärsib bussi epiteeli uuenemist, rakkude regeneratsioonivõime, kadu, toksilisus eriuuringus 1-4. Nikoidni ja fungitsiidne tallinisuseemne töötlus oluliselt vähendas usside aktiivsust, pindviskiis ja tõstis suremust, seda süvendas glüfosaat mullas, mis pärssis paljunemist ja tõstis suremust. On kohe selle tal 2017 peloosid, et analüüs 1700 uuringu tulemused järeldab, et võrreldes herbitsiidi ja fungitsiidi insektsiidid, nikotinoidid, fosfororgaansed, toksilisemad arengut ja suremust mõjutavad kemikaalid. Muld ja mikroobid siis. Pestitsiidi registreerib nõutakse vaid testi süsiniku ehk C ja lämmestiku ehk N ringi mõju. Registreeritud süsinikel pole tavaliselt mõjutatud. Enamasti näha vaid teatav negatiivne mõju lämmastikubakteritele. Lämmastik. Taimed peavad siduma lämmastiku juurtesse, et saaks korralikult elada. Saaks imeda. Vett, mineraalaineid veega koos. Tervikpilt neisse protsessi on vaid üks mikroorganismi. Mulla talitluse seisukohalt oluline mitmekesisus. Saaegsed uuringud näitavad olulisi muutusi mikroopide talituses kui ka mitmekesisuses.
Young Kettel 2011, Impel, Vullimer 2012, Jakobsen, Hyunson 2014, Seller et al 2014. Mullas muutub domineerivaks pestitsiidide lagundavad mikroorganismid. Lagundamata osa leostub vette. Läheb vette vä? Ai. Domineerimisega päristatakse, hävitatakse mulla talitusest teisi erinevaid olulisi rühmi. Päristatakse arengut ja hävitatakse nad üldse ära. Jakobsen 2014. Näiteks idiokarbamaatid, teised tähendavad lämmastikuringi seotud bakterite aktiivsust, pärsitakse mügarbakterite efektiivsus, debokonasooliga glüfosaadiga pärsitakse mikroobide üldist aktiivsust, muudetakse liigilist koostist, näiteks hävitatakse juurte ümber taimekasvu, soodustavad niinimetatud probiootilisi baktereid. Glüfosaadiga pärsitakse mükoriis, soodustatakse mullas juurehaiguste tekitajaid, Pythium fusarium. Descalzo et al 1996, Cavate et al 1997, Trulli et al 2013-2016, Giovannetti et al 2016. Need on allikad siis. Pestitsiidi jäägid mullas pärsivad mulla elustikku, hukkavad taimekahjustajate antagonisti. Estokett al 1989, Pokset al 2007. Seetõttu intensiivmullas taimekahjurid ei hävitata nende looduslike vaenlaste poolt. Oi, see on nüüd halb lugu. Pestitsiidijäägid hukkavad taimekahjustajad, taimekahjurid, neid ei hävitata loodusliku vaenlaste poolt, nii et loodusliku vaenlased purunevad, hävinevad. Jahumardikate vastsete surenemist erinevus viljalusviisiga rapsipõldu muldades eksponeeritud Master 2003. See on graafik, rõhuintents, raps. Tugeva rõhu all rapsipõlnud. Raps. No see on siin nullikant. Piis on. Ja puki maheraps. Kui sa kasutada neid taimekasvatusvahendeid, intensiivne taimekasvatusvahenditega on 5. Ja mahe, kui sa kasutad vastsete suremus 85. Jahumardikate vastsete. Mahe on parem, kõvasti parem kui taimekasvatusvahenditega. Taimekasvatusvahenditega on vastsete suremus 5. Aga kui neid ei kasutata, on 85 kahjurite suremus. Mahe on kõvasti parem. Glüfosaadiga on saastatud 21%, Euroopa põldusest 42%. Tema laguprojekti hampajääkidega maksimumtase 2 milligrammi gigagrammi -1. Milligrammi gigagrammi kohta. Alade erosiooni tundlikud erosioonsis. Mulla pealmingit muldu etteks minema lihtsalt. Pealt viljakas muld. Tuule erosioon glüfosaadiga. Vee erosioon ka. Aga nüüd ma siis lõpetan. Glüfosaadid ja veeorganismid on järgmine teema. Ja 11. lehekülg 25. Aga ma rohkem ei jõua selle korraga. Järgmiseks korraks jääb glüfosaadid ja veeorganismid ja sealt edasi. Nii et jah. Tšau. Roherikkus.